Kas meil neid metsi majandavad need kohalikud inimesed, kes tahavadki, et see mets säiliks ka nende lastele ja lastelastele, või need on mingisugused välismaised metsafirmad, kes võtavad selle metsa maha ja müüvad selle maatüki pärast seda maha ja neid ei huvitagi, et mis seal edasi saab või kes seal edasi tegutseb. Et mul oli endal suvel üks hästi tore kogemus, kus ma külastasin ühte püsimetsana majandatavat metsaala ja seal oli nii, et tegelikult raie oli seal toimunud saval talvel, vaid mõned kuud varem, aga see tegelikult peaaegu ei paistnudki sealt metsast välja. Sellepärast, et oli leitud võimalused siis ka tegelikult masinatega niimoodi metsa minna, et sai valida täpselt need puud, mida oli vaja parajasti raiuda ja ülejäänud puud kasvama jätta ja samal ajal siis väga hoolikalt tegutsedes ka valides kõige külmemad päevad, et mitte nende masinatega seda pinnast kahjustada. Ja see oli minu jaoks nii uskumatult ilus ja silmi avav vaatepilt, et nii siit metsast võeti päris korralik majanduslik kasu välja, aga ometi see mets toimib metsana edasi ja tegelikult 20 aasta pärast on sealt samast metsast võimalik uuesti puitu välja võtta.